Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on sotsialism parempoolses valitsuses. Martin Helme, palun. Aitäh. Kõigepealt ma tuletaks eelmise jutu lõpetuseks meelde, et teie ise tegite need maksud ja need maksutõusud, mida te nüüd siin meile lubate vähendada, aga eelnõud tõesti ei ole näinud. Teiseks ma tuletaksin eelmise jutu juures meelde, et hinnatõus on alates Reformierakonna uuesti valitsusse saamisest ehk Kaja Kallase valitsusest olnud jätkuvalt suurem kui palgatõus. Nii et see, et mõni kvartal on olnud palgatõus hinnatõusust või inflatsioonist suurem, ei ole jõudnud me tagasi sellesse ostujõud olukorda, kus me olime ennem Reformierakonna võimule saamist. Aga ma nüüd tulen oma küsimuse juurde, et meil siin oli valitsusremont hiljuti ja kõik saime teada, et nüüd on meil parempoolne valitsus. Tubli. Ma ei tea küll, kuidas kaks vasakpoolset ja liberaalset erakonda saate parempoolset valitsust, aga küllap Reformierakonna propaganda suudab kõik need asjad ära seletada meile. Nüüd mul on küsimus. Teie erakonnakaaslane ja valitsusliige Joller andis hiljuti ühe intervjuu, kus ta muu rumala jutu hulgas ütles ka sellise lause. Mitte, et sotsialism tingimata halb oleks, aga see on lihtsalt meie praegune maailm, kus me oleme. Ja ma tahaks ka teada siis, et jagage meiega siis, kas te olete Karmen Jolleriga arutanud, et kui halb või hea on sotsialism, kas selle sotsialismi rakendamine tema valdkonnas on siis ka valitsuse ametlik poliitika, kas teie jagate Karmen Jolleri seisukohta, et sotsialism tingimata pole halb ja kuidas see läheb kokku parempoolse valitsusega? Aitäh. Aitäh. No mulle meeldib väga ettekujutus, võib-olla see EKRE-s käib nii ja väga austan igal erakonna esimehel on võimalik oma parteid juhtida, nagu ta paremaks peab, et meil erakonna esimees ei pea liikmetega, ministritega iga päev harivaid vestlusi ei ütle, mida täpselt ütlema peab, et liberaalide hulgas see veidi on teistmoodi ilmselt kui konservatiivide hulgas. Seda esiteks. Teiseks, mina lugesin sellest välja irooniat, loodan, et see iroonia oli, sest Eesti, valik siiski on demokraatia kapitalism, mitte mingisugune muu riigikord. Ilmselt oli tegemist irooniaga, aga mulle väga meeldib et kui ühest sellisest lausest saab terve infotunni küsimuse. Nüüd, kui ma vaataks seda inflatsioonis ka tagasi, ma kardan, et ka see sama jutt, et kuidas varasematel aegadel erinevad hinnatõusu numbrid on olnud oluliselt väiksemad ja nüüd suuremad, seegi ilmselt ei läbiks faktikontrolli. Hiljem vaatan järgi, aga ma kahtlustan, et varasemate aegade inflatsioonid on oluliselt kõrgemad olnud ja seda, mida Margus Rink on kirjeldanud eile või Eesti Pank on kirjeldanud, kui te vaatate nüüd Eesti Panga ülevaateid, siis palgatõus on siiski olnud kiirem ka hinnatõusust. Eelmisel aastal oli 3,5%, hinnatõus, palgatõus oli muidugi kiirem ja see ei olnud mitte mõnel kuul, nagu te tahate näidata. Ja kui te võtate selle sama Eesti Panga lüümiku või materjali, kus neil on kirjas ka, mida ma siin Helir-Valdor Seederilegi tutvustasin, kellele see väga meeldis, on kirjas see, et majapidamiste kätte jääv raha igal juhul kasvab. Ja seda korraks kõike kõrvale jättes, öeldes, et on, mis on, me saame seda kindlasti debateerida, siis 26. aastast nüüd tõsi, eelmises valitsuses või selles minu valitsuses loodud julgeolekumaksust ettevõtete kasumimaksu tühistame. See eelnõu tuleb, samamoodi tühistame eraisikute esimesest eurost tulumaksu, mis ma arvan on sotsiaalselt väga hästi tasakaalus ja õiglane valik, sest kui ettevõtetele jääb raha rohkem investeeringuid teha, tehakse kindlasti arukad investeeringud meie kõigi jõukuse kasvu ja kui esimesest eurost tulumaks tühistada, siis see kindlasti on sotsiaalselt õiglane nende inimeste jaoks, kellel sissetulek on väiksem, eeskätt ka pensionärid ja väiksema sissetulekuga inimesed. Ja kui sellele lisada veel maksuküüru ärakaotamine, sellesama Isamaa, Keskerakonna ühise loomingu maksuküüru ärakaotamine, ehk me tõstame tulumaksu vaba miinimumi 700 euroni aastal 2026, siis inimestele faktina jääb rohkem raha kätte. Aitäh! Aitäh. Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, eks me parimatelt õpime. Ma mäletan seda, kui meie olime valitsuses, siis suutis Reformierakond mitte ühest lausest, vaid lausa ühest sõnast nädalate pikkuseid skandaale püüda püsti hoida. Mina siiski arvan, et te peaksite rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida teie valitsuse liikmed räägivad avalikkusele ja võib-olla peaksite ka vestlusi pidama.
soovitaksin tungivalt pidada maha näiteks vestluse teie kõrval istuva Taroga sel teemal, et kas Putin oli 2000-ndatel parem inimene, kui ta praegu on või mitte. Sellise avalduse ta on teinud ja võiks jääda mulje, et soosite vaikivalt putinismi. Aga ma tulen tagasi ja Eesti Panga analüüse mul ei ole mõtet lugeda, et need on nii süstemaatiliselt nii mööda, et nendega ei ole midagi peale hakata. Aga ma tuleks tagasi selle Karmen Jolleri jutu juurde, mis ta rääkis ja see, kui te ütlete, et see oli iroonia, siis ma ei tea, me oleme veel rohkem, peaksime võib-olla mures olema. Ta räägib seal sellist juttu, et meil on nüüd selline olukord, et kuna raha ei ole ja põle ja kuskilt ei tule ka, et siis oleme sinnamaale jõudmas, kus rikkamad inimesed ostavad kallima auto ja peaksid ka arsti juurde minnes ise maksma, rikkamad inimesed peaksid siis arstiteenuse eest maksma. Ja mina olin kogu aeg sellise arvamuse juures, et meil on solidaarne tervisekindlustus, kõik me maksame sotsiaalmaksu, kas see sotsiaalmaks on meie miinimumpalga pealt või Riigikogu liikme palga pealt, kõik me saame ühtemoodi samasugust arstiabiteenust. Ja nende kõrgemate maksude pealt hoitakse üleval siis ka näiteks pensionäride tervisekindlustust ja nii edasi. Ja nüüd on siis uus doktriin, ma saan aru valitsuses, et kõigepealt me maksame kõik ära oma sotsiaalmaksu ja siis need, kellel on rohkem raha, need peavad veel arsti juurde jõudes maksma veel eraldi raha, et see on teie plaan. Ma küsin, et miks ma siis sotsiaalmaksu pean maksma, kui ma lähen arsti juurde ja veel eraldi pean maksma? Et kas see, kui läheb nii, nagu Karmen Joller tahab, ja ma saan aru, et see on teie valitsuse poliitika, et rikkamad inimesed hakkavad arsti juures maksma ja ilmselt hakkavad ülikoolis maksma ja kõike nii, et siis miks ma veel makse pean maksma? Aitäh, võt seal me nüüd siis olemegi, et teile armastab või te armastate ka luua muljet just, kui te kuidagi oleksite suhtes parempoolsusega majanduses, aga ei ole ju. See nüüd on puhtalt selline sotsiaaldemokraatlik, väga vabandan jutt, eks ju, kus kogu raha tuleks kokku korjata ja siis õiglaselt laiali jagada. Et seda, et inimesed maksavad hariduse eest, mina olen näiteks parempoolse inimesena arvan, et ongi täitsa mõistlik. Haridusse tasubki panustada, see on tegelikult kaup tulevikus ja minu isiklik arvamus, nagu ma olen ka öelnud, et näiteks juristid, ma ei tea, mis iganes valdkonna inimesed võiksid vähemalt osaliselt oma haridusse ka rahaliselt ise panustada. See on päris mõistlik printsiip. Täna käivad läbirääkimised, printsiip, mida on otsustatud või lepitud kokku meie haridusvaldkonna inimeste poolt, on see, et esimene kõrgharidus on tasuta, see on arusaadav printsiip. Minu arvamus siiski on veidi paremal neist, mina arvan, et inimesed võiksid ka ise oma haridusse rohkem panustada. Ja see, miks me peame üleval solidaarset süsteemi, on ju väga lihtne. Kui seni pole aru saanud, siis selgitan hea meelega, sellepärast, et ühiskonnas on väga palju inimesi, kes vajavad abi rohkem, kui nad suudaksid ise kunagi kanda. See ongi see, miks me ühiskonda koos hoiame. Me peame riiki koos üleval. Seda sama imearmsat Eestit peame koos üleval. Selle jaoks on seda sotsiaalsüsteemi vaja. Eesti meditsiini- ja tervishoiusüsteem on üliefektiivne. Inimesed teevad väga head tööd. Arstid, tervishoiutöötajad, kõik teevad väga head tööd. Absoluutselt. Aga nagu te näete, sellest rahast ei piisa. Inimeste vajadused on suuremad, ühiskond valaneb. See tähendab seda, et tuleb otsida ka erinevaid viise nii süsteemi sees efektiivsemaks muutmiseks, kui keegi tahab midagi lisa, tahab midagi enamat, tahab midagi kiiremini, siis ta saab sellesse ka ehk ise panustada. Selles ei ole ka midagi ebatavalist. Nii et ma olen üllatunud veidi teie sellisest, kuidas te enne siin rääkisite sotsialismist, sellisest sotsialistlikust hoiakust veidi. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja peaminister, et seesama teie ministri Olleri väljaütleme, see ju tegelikult lõhubki seda riiki, et kui ta hakkab juba väitma siin, et rikkamad peavad ise tasuma ja lisaks veel seda sotsiaalmaksu, siis ta tekitabki seda erisust meie riigi sees. Aga minnes edasi sama valdkonnaga, kui te ütlesite, et nõrgemaid tuleb hoida ja nõrgemaid üleval pidada, siis nüüd siin viimased nädala jooksul on 2 juhtumit hooldekodudest olnud, et kus ühel puhul toimus vägistamised ja teisel juhul peksmine, kus siis inimene suri. Et kuidas me siis saame rääkida sellest, et me kõige haavatavamaid hoiame, nendest hoolitseme, kui samas juhtuvad enamus Reformierakonnaga seotud hooldekodudes inimestega sellised koledad asjad. Ja muidugi nüüd, kui edasi minna, et see, kes tekitas sellise vägistamisjuhtumi ja tema kohta veel prokurörid annavad kiidusõnu, et see ei ole üldse
ohvrile valus. Et millised on siis valitsuse seisukohad, et tagada meie Eesti riigis nõrgemate hoidmine ja nende eest hoolitsemine? Aitäh! Aitäh! Siin meenutan, punkti nimi oli sotsialism parempoolses valitsuses. Aga nagu Eesti maasika küsimuse alla mahub kõik, mahub sellegi alla, et ma jõudumööda vastan, siin oli 2 asja. Karmen Jolleri tsitaat on siiski, räägib sellest, et kuidas tervishoiusüsteemi raha juurde leida. Ja ta ütleb, et võib-olla saab osa juba olemasolevast rahast ümber paigutada nii, et kvaliteet oleks ühtlasem, inimesed pääseksid arsti juurde õigel ajal. Lisaks tuleb kaaluda eraraha kaasamist, millest on viimasel ajal palju räägitud, mis tuleb hoolikalt läbi mõelda. Ja kõige tähtsam on see, et solidaarne tervishoiusüsteem, pange nüüd tähele, peab alles jääma. See tähendab seda, et me kõik maksame ühisesse tervisekassasse ja kui meil on abi vaja, siis me ka seda saame. Seda Karmen Joller seletas. Ja ma arvan, nad adekvaatselt selgitas. See on esiteks. Teiseks, eelmises infotunnis seda sama küsimust käsitleti, minu seisukoht on muutumatu. Kõik sellised teod tuleb üheselt hukka mõista ja selles vastutavad inimesed vastutusele võtta. Aitäh! Suur tänu! Sellega me lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise.